Ambla kirik on siis Järvamaa kõige vanem maakirik ja tema järel on tulnud siis juba näiteks, meil on siin tegemist jälle nii-öelda suur Maria kirikuga, teine on Väike Maria, on siis Väike Maarjas, see on siis nagu väike õde. Aga Ambla kirik omal ajal ta ehitati sellisesse teeristmikul, Valdo Praust on neid valuvürgseid teesid uurinud, kuidas need teed kõik käisid, ta oli teerist, siin oli siis kõrgem koht, selline, kus seal esiteks ta oli ka jõe ääres, sest jõgesid mööda liiguti väga palju ja Ambla jõgi oli selline väga suure veerükas jõgi seal nüüd kanalisse aetud, aga ta oli erakordselt suur jõgi ja kõrgema koha peal otsiti siis neid kohti ja see kirikute ehitamine hakkaski pihta siis, kui taanlased said selle ordu käest selle Eestimaa kätte. See oli siis praktiliselt 1238 on teada, siis Ambla kirikut hakati siis kohe ehitama. Otsustati, et ühesõnaga peab olema ristiusk igal pool, nende märgid, sakraalehitusi on vaja, siis hakati neid kirikuid ehitama üle Eesti igal pool ja ehitusmeistreid toodi ka mujalt. Ja siis ka on Ambla kirikut on toodud ehitama Ojamaalt, Rootsimaalt, muide Rootsi kuulus ka Taani alla see omal ajal, sealt ehitusmeistrid ja see annab ehituses väga tunde, see täpsemalt arheoloogid ja muinsuskaitsjad on uurinud, millised sarnasused on küll mõne kirikuga Tallinna linnas ja mõnega siin veel mujal ja Ojamaal ja Rootsis ja nii edasi, nii et Ambla kirik on siis alguses, ta tehtigi ainult niisugune lihtne osa, neljakandiline lihtne osa ja ta kujutas väga lihtsalt kirikut ilma tornita, nii nagu Karja kirik jälle seal Saaremaalgi ilma tornita ja siis seal hiljem hakati juurde ehitama ja ehitati siis ka kõik see pool ka juurde selle võlviga ja muidugi kujundati ka seest alterite, maalide ehitamised ja nii edasi. Ja siin siis ja koor ja orel, see on siis seal teisel pool ja praegu käivad veel restaureerimistööd, nii et tegelikult oleks vaja annetusi teha, on nüüd peaaegu valmis juba see aken, mis on siin tellikutes, pannakse ette, restaureeritud aken ja siis võetakse ette järgmine, sest kõik on ära mädanenud juba. Ja võetakse aknad niimoodi ette ja see uks, kus me sisse tulime, välisuks, see oli just, ma ei pannud tähele, kas see uks on nüüd juba ette pandud või ta pannakse lähiajal, sest et kohe on nimepäev tulemas selle Maria kiriku nimepäev ja siis peaks olema see uks ka ees. Ja siis vaadake, missugune tore vitraažiga aken on siin, silmatorkav, väga ilus siin altari taga ja siis kui väljast saate vaadata, siis selline aken, see on nüüd hiljem tehtud, see vitraaž ja kõik, aga selle peaukse kohal on siis roosaken, mis on niisuguse orva sees, seal käib ka restaureerimise tööd, see on sellest ajast, kui siis torn ehitati siis sinnapoole kooli taha, aga muide tornist on tehtud ka, trepp on korda tehtud, et saab üles minna ja üplust vaadata. See on kuskil ligi 50 meetrit kõrge, see torn, vist pool meetrit vähem. Ja siis ma vaatan, mis ma siin märkmeid veel tegin, nüüd huvitavat, et muidugi sündmused on keerulised siin olnud. Siin on veel sisustus, Liivisvee ajal praktiliselt hävis kõik ära. Kõik see sisustus, mis siin sees oli, see hävis kõik ära. Ja nüüd on küsimus püsti, kui te välja lähete, keegi tähelepanu pööranud, siis kiriku peaukse kõrval on niisugune huvitav vana rist. Ja ma olen küsinud, mis rist see niisugune on. Keegi midagi ei tea. Aga kuskil kirjanduses ma leidsin juhuslikult alles hiljuti ühe niisuguse viite, et mõnede kirikute juures on pandud vana rist vanade suurte sündmuste mälestuseks. Kas see on nüüd Liivi sõja hukkunute mälestuseks?
ja kui see nii on, siis ta on ikka väga vana, ma pakun välja vähemalt 500 aastat see rist vana. See on sellise stiiliga, aga ilmselt arheoloogide käest peaks saama küsida. Aga keegi siin ei tea, kust see rist tekkis, kas sinna on kedagi maetud või see rist on tehtud nagu mälestusristide. Sest üldiselt kirikusse, igasse kirikusse inimesi ei maetud, need olid ülikud, keda maeti ja siin ongi huvitav, et selle kiriku, nii palju, et selle ümberehitamiste käigus täiendused ja muutused on nii sisustus kui ka torniehitus. Torni kohta ka niimoodi, et selle 67. aasta tormi tõttu vajus see torn viltu ja siis otsustati, et tuleb uus tornikiive panna. Ja ma saan pärast, kui me surnuaias käime, ma saan näidata seda hauda, kui torn tõmmati alla, siis torni ots läks sinna ühe haua peale ja see sepistus on jäetud sellest mälestuseks, see katkine koht seal hauaplatsil alles, mulle just alles hiljuti näidati seda. Ja see oli siis 75. aastal tõmmati siis see maha, see torn. Ja siis ehitati uuesti ja siin oli Pilistvere endine, nüüd on kadunud, Vello Salum oli siis sellel ajal siin õpetaja. Siit on traagiline juhtum ka, kus torni ehitamise käigus siis ka kukkus üks mees, ehitusmees alla. Selline kurb sündmus on sellega seotud ka. Ja siis see altari puitehitus, see on kõik 1620. aastatest tehtud. Nikerdus Tallinnast oli see meister siin ja seda koori ta ka ehitati ja orel on ka siis kuskil sellest 1800. aastatest. Praegust on orelimängija olemas, vahepeal ei olnud orelimängijad ka, siin oli kõik vaikus, orelile on raha annetatud, et saada seda korda teha, on ka restaureeritud ja mängib. Ja siis mis ma siit veel ütleksin, siis toimus niisugune asi, et 25. veebruari, seda ma juba rääkisin, 1918 oli lahing siin aga selline kurb sündmus, et 8. juunil 1995. aastal, meie taastatud vabariigi aastapäeval, varastati ära selle maali, altari maali ülemine osa, see Jeesus Kristuse osa. Sellest tehti ajakirjanduses suur lärm ja siin on paremat kätte, on siin pildid ka on näha sellest. See leiti üles lõpuks paari aasta pärast, aga oli lõigatud see ääred kõik ära ja pandi siis, nüüd on ta vähendatud kujul taastatud. Nii et seda näete, kui te vaatate seda pildi, näete, ääri ei ole. Eks ole, ta on tükk maad väiksem, see praegune pilt. Ja siis seda restaureeris siis Tsufti jänes Mati Raal, professor Mati Raal oma naise Tiiuga, kes on ka siit Sääskülast, siit Amble-Kihelkoolast pärit ja nemad võtsid südameasjaks, nemad restaureerisid selle pildi siis ära, mis oli kahjustada saanud. Nii et see pilt ikkagi saadi kätte, aga hoopis vähendatud kujul ja see pilt on seal seinas. Ja siis jälle, nii palju, ma ei öelnud, et see pastoraadihoone, mis oli siis see kirikumõis, see praegune on siis 1977 taastatud. Muidugi sai kasutuse, ta ju natsionaliseeriti ära, see oli sõjavägi sees. Sõjavägi hävitas siin kõike, mida vähegi või muidugi haudu ja kõiki neid kirikuarhiive ja fonde ja nii nagu see toimub praegu Ukrainas, nii samasugused barbarid olid need venelased siis seal ka siis, kui sisse tulid 45. aastal. Aga ikkagi saadi siis selle pastoraati ikkagi kirikule kätte ja hiljem tuli siis see Tõnu Linnasmägi tuli siis siia jälle õpetajaks ja tema tõusis praosti seisusesse. Siis
kõik kantsel ja kõik on siin originaalne ja vana ilusti, siis on, kui te tähele panete, kus te istute, mille peal, kõik on annetustega tehtud. Palju soomlasi ja on annetanud neid vaipu, sellepärast kirik on ju kütmata ja külm ja et istuda kuidagi saab siin. Nüüd on küttesüsteemide asi on ka pooleli. Siin selle küttesüsteemidel, mis käis siis vanasti siit seiteste torude kaudu, see on kõik juba välja uuritud, aga on leitud ka luukeresid ja see asi jälle tahab täpsustamist saada. Olgu siis öeldud ka seda, et Ambla selle surnuaia kohta, et siis keelati tsaarivalitsuse ajal kirikusse matmine ära ja siis selle tõttu tekkis siis siin Ambla kandis see sipelga surnuaed. Siiamaati ainult väga väärikaid ja siis pastorid on võetud põhiliselt selle sama kiriku ukse ette, siin enamasti on nad siin. Me lähme välja, siis pärast saame surnuaeda vaadata, siis kohe peaukse kõrval on ka kabel ja selle kabeli on ka ehitanud Maidel. Ja Maideli suguvõsal maetud siinsama see kõrgendik, mis te siin kirikusse tulles nägite, siin vasakut kätt välja minnes on jääb ta paremat kätt, kellest meil juba juttu oli. Siis on üks huvitav asi, on siin, ma mõtlesin, et pastori käest küsida, näete, 3 tooli on siin reas, sellised vanad toolid. Varematel aegadel on selles kihelkonna keskuses, mida see kirik endast kujutas, toimusid ka kohtuistungid, tähtsad, neid oli siis 4 inimest konventi, neid, kes istusid nende toolide peal, ühte tooli ei ole, seda tahakski täpsemalt teada. Mina arvan, et need samad 3 tooli oli siis 3 sellest 4, need oli siis aukoht, siis nemad pedasid siin konvendi koosolekuid, selle Järvamaa suured väljasõidud olid ka põllumajanduse ja muudel aladel. See oli ikka väga tähtis, riiklikult ka tähtis see Ambla kihelkond sellel ajal. Ei olnud Paide ega muud kirikud nii tähtsad kohad, kui oli Ambla kihelkonna keskus. Et siin toimusid väga suured poliitilised sündmused. Ja nüüd on siis muidugi, kui vaatate, originaalid, need hiljem tehtud, kõik on täispuidust ja vaibad on siin, need tekkisid kõik nüüd selle viimastel aastatel, need vaibad siia, siis kindlasti vaadake seda välja pandud seda stendi seal, sellest restaureerimisest ja siis on selline avastatud, mul pastor kunagi rääkis, täpselt ei mäleta, mingi annetuse või leiuga saadi selline laud siia. Siin, kui on nüüd armulaua tegemine või mälestamine, siis pannakse küünlad selle laua ääres põlema. Selle laua peal, see on väga ilus, kaunis laud, muidu oli siin niisugune ristimisvaagen, oli siis välja pandud tavaliselt, seda ma pole nüüd näinudki. Aga esemeid ja asju on vanadest aegadest üles leitud ja kingitud Ambla kirikule, neid pastor hoiab siis neid siin kõik alles ja restaureerimistööd käivad, muinsuskaitse on toetanud, vald natuke vähem, sest vallas on ka teisi kirikuid, see Järva vald on väga suur, aga rahva toetus. Vahepeal nüüd kogudus kadus peaaegu ära ja sündmusi suurt üldse ei toimunud siin midagi. Nüüd praegune pastor on organiseerinud oma tutvusringkonnas Tallinnani välja väga palju huvitavaid kontserte. Siin käivad väga kuulsad esinejad, väga kuulsad üle Eesti tipptasemel kunstitegelased, küll solistid ja väiksed orkestrid, kammerorkestrid ja siin on toimuvad järjest kontserdid. See on õieti ainus koht siin piirkonnas, kus toimuvad ka mingid kontserdid. Selle asemel, et rahvamajas teha rahvale kontserti asju, toimuvad need asjad, see kultuurielu siin kirikus. Ja kuna pastor Tõnu Linnasmägi on teinud siin nii palju tööd juba 90ndate algusest ja pannud selle kiriku elama ja kogudus on hakanud tasapisi kasvama ja on ta ise vallavolikogu liige ja restaureerimistööd edenevad ja siis mina tegin ettepaneku nüüd tänavu muinsuskaitsekuul, kui me käime surna, siis näete, kui korras see surnaed on tänu Tõnule, et autasustada teda muinsuskaitsemedaliga ja tal on määratud see medal, aga ta ei ole kätte saanud, sest et
kõik läksid puhkusele ja sel päeval, kui oli see kätteandmine, medali kätteandmine, oli temal kui praostil just Järva-Jaanis, selles praegu uuendatud Järva valla keskuses, oli kõigi tema kolleegide, kõikide kirikute tegelaste vastuvõtt, oli tema kui praost, pidi korraldama ise seda juhtima ja ta ei saanud minna Tallinna ja nüüd ma ei olegi saanud teada, kas ta on oma medali kätte saanud, aga siin ühel ekskursioonil ma palusin, et rahvas plaksutaks sellele Tõnisele, sellepärast et see töö, mis on üks praost teinud siin selles piirkonnas, selle elluäratamisega, see on fenomenaalne lihtsalt, kui palju jõuab üks inimene, mõtelge oma üle 30 aastat on ta siin tegutsenud. Ma vist rääkisin juba ka, et tal 4 last ja kõik on suurteks kasvatatud kõrge haridusega, naine siin tööd ei leidnud ja Tõnu oli ära minemas Amblast, aga Ambla rahvas hakkas vastu, et siis ei olegi meil siin enam kedagi, kes siin asju korraldab ja siis ta jäi siia edasi. Suurepärane inimene, temaga koos me tegime selle vabadussamba, panime ka üles ja oleme siin suuri asju teinud. Vaat nii on selle lühidalt siis selle Ambla kirikuga. Ambla kirikust on muidugi igasuguseid lugusid, kindlasti olete seda kuulnud vanasti Vene ajal, räägiti ikka, et Ambla, et pandi kiriku siia platsi peale, kui kirikut hakati ehitama, üks ärg ja ärg muidugi ammus Ambla. Tegelikult on see ladina keelest ikkagi see ampel, sellest ampel ja ta on pühitsetud Jumala emale ja see ampel on siis see algus, see nimi, mille peale siis tuli ka siis see Ambla nimetus. Aga asustust ei olnud, siin oli ümberringi kõik tühi ju. Lihtsalt lage maa, ta oli niisugune kõrgem koht siin jõe ääres ja asustus tekkis hiljem siia juurde. Tänu mõisnikele, Balti mõisnikele, kõige rohkem Raka küla, sellest ma pärast räägin ka veel, Raka külas, kui see koolihariduse jutt tuleb, siis seal pikemalt rääkida, et Raka mõisnik, kelle sai sellega hakkama, et ta kui me sõitsime pikalt tänavalt, tulime siia edasi, seal kurvi peal oli see Vesiroosi kauplus, oli Vesiroos, see oli tarvitajate ühingu kauplus, see oli Udu Kõrtsi nime all, see oli just Raka mõisa kõrts ja see Raka mõisnik hakkas, kõigepealt oli kõrts seal ja pärast hakkas ta krunte ostma ja müüma ja aitama ehitada üles ja nii tekkis see asula. Nii et see Raka küla on kõige tähtsam, teised külad, esmamainimised on kõik hilisematel aastatel, aga see Raka küla oma hakkas siin Ambla külje all siis edendama seda, et tekkis lõpuks alev, ta oli linnatüüpe alev vahepeal, siis ta läks alevikuks, no nüüd on ta nagu peaaegu et küla, sest nii nagu selle kooli õpilaste vähenemisega probleemid, koolide sulgemise teema, siin on ta praegust lasteaed kool, põhikool siiski tegutseb, et see on, seda me räägime haridusseltsi teemade juures veel. Et see oleks nüüd lühidalt niimoodi kõik ja täna on siis kõik need kirikuinimesed seotud selle Jumala ema selle nimepäevaga ja siis nende üritustega ja täna ja et meid lasti siia sisse, et saime kirikusse ja jalga puhata. Kas veel keegi tahab midagi veel üle küsida või ma jätkaks pikemalt rääkima? Tahad lisada midagi? Räägi. Ma olen Ambla kihelkonna juurtega ja ma olen käinud koos oma tädiga, Läpikülas oli minu isa kodu, koos tädiga mootamata kurvis siin Ambla kirikus, ütleme 50. aastatel ja võib-olla 40. ja siis istus seal otse kantsli ees alati niisugune, vist isegi üle Eestimaa tuntud inimene nagu Salu Mart. Salu talu oli siin Järvamaal ja vist isegi kogu Eestis viimane suitsutare, suitsuelamine. Nendel ei olnudki olemaski ahju. Ma olen käinud 60. keskel koos folklorist Richard Kiidalepaga Järvamaa ekspeditsiooni käigus ka Salu Mardi juures ja ma üht-teist kirjutasin üles tema õe käest. Nad elasid õega koos, neil olid alles kõik tööriistad ja kõik niisugused vahendid, mida nende vanemad ja vanavanemad olid kasutanud. Lihtsalt see oli nagu minule kui folkloristile väga huvitav. Aga
aga see, et nüüd tädi näitas, et vaata see pikajuustega mees seal kantsli ees, et see on Salu Mart, kes, kuidas ta siia tuli, ma ei tea, siin tema siis istus, ega ma ei käinud ju üldse, ma ei elanud ju siin, ma olin ainult suvel ja võib-olla paari korral nägin teda, aga see oli nagu niisugune, noh, kui ma 60-ndatel sattusin tema koju ekspeditsioonile, siis mul oli teada, et lapsepõlvest ma olen seda pikajuustega meest siin näinud ja ta tegelikult on maetud Aegviidu kalmistule kiriku taha jällegi üsna peaaegu ühe minu onu kõrvale. Nii et lihtsalt niisugune